Unité 2, leçon 4. Dialogue. Julie, c'est qui? Comment est-elle? Où étudie Vincent? Est-il intelligent? Est-ce qu'Emmanuelle est française? Est-elle sérieuse? Quel sport aime Christophe en particulier? Et qu'est-ce qu'il étudie? Bonjour mes étudiants. Tere päevast, armsad õpilased. Aujourd'hui, nous allons prendre leçon 4 de l'unité 2. Täna me siis kuulame teiega läbi see audioloengu, mis käib unité 2 leçon 4 ehk siis õpiku teise osa 4. õppetüki kohta. Ja alustuseks siis pealkiri loisir. Loisir prantsuse keeles tähendab siis vaba aja tegevus või hobi. Ja siin see sõna on mitmuses. Kõige esimene asi, meil siin õpikus on teiega üks ilus väike sinine kastikene, kuhu on siis kirjutatud Centre d'animation clavé. Centre d'animation võiks siiski olla näiteks vaba aja keskus. Animation on muidu siis igasugune tegevuskeskus. No eesti keeles võiks öelda siis vaba aja keskus. Nimi on clavé. Ja siin pakutakse siis erinevaid treeninguid ja erinevaid loenguid. Vaatame selle läbi kõik. Saate üles kirjutada need sõnad, mida te veel ei tunne ja siis hiljem ära õppida. Ja ühtlasi sellega siis me rikastame oma hobide sõnavara. Kõigepealt siis centre sportif oleks siis spordikeskus, mis on siis osa sellest vaba aja veetmiskeskusest. Prantsusmaal see on üldiselt selline väga levinud, et kui meil on nagu tavaliselt sellised keeltekool ja spordikool ja nii edasi, siis Prantsusmaal on sellised vaba aja keskused, erinevad eraettevõtted ja pakutakse seal väga-väga palju erinevaid asju, ühesõnaga koos võib-olla seal näiteks spordikool, muusikakool ja siis kunstikool. Ja võib-olla siis täiesti vabalt ka niimoodi, et pakutakse näiteks ainult teatud spordialasid, ainult teatud kunstiharusid, ainult teatud muusika. Ühesõnaga, kuidas parasjagu siis sellel konkreetsel firmal või ettevõttel või siis see võib olla ka mingi assotsiatsioon, ühesõnaga, et kuidas neil parasjagu õpetajaid on. Aga reeglina on sellised päris suured need centre d'animation ja hõlmavad siis põhimõtteliselt peaaegu kõiki asju, mida võimalik teha nii lastele kui ka täiskasvanutele. Aga siis centre sportif oli spordikeskus. Kõigepealt siis, mis võimalused siin on? Le tennis. Usun, et teate, mida tähendab. Le yoga. L'aerobic. Siiamaani siis usun mingit arusaamisprobleemi ei ole. La gymtonique. Kuigi need on nüüd siin eraldi pandud l'aerobic ja la gymtonique, siis tegelikkuses tähendavad põhimõtteliselt sama asja. Gymtonique ongi nagu aeroobika ehk siis põhimõtteliselt muusikasaatel siis teatud selliste tantsuliste rütmiliste liigutuste tegemine, et siis treener teeb ees, tavaliselt peegliga siis tehakse seda tööd ka ja siis kõik need, kes seal trennis käivad, teevad järgi. Gymtonique'i kasutati Prantsusmaal minu meelest kuni 70. aastateni aeroobika kohta, aga siis 70. alates on siis rohkem kasutusel see sõna aerobic. Kuna nad siin eksisteerivad paralleelselt, see võib olla lihtsalt seetõttu, et õpiku autor soovib teid mõlema sõnaga kurssi viia, aga võib-olla siis ka see, et siin on lihtsalt mingisugune väike nüansi vahe, et kui pakutakse aerobic ja gymtonique mõlemat kursust
siis ilmselt on siis üks on natukene teistsugune kui teine, aga ma ei oska teile öelda, mis vahet siis peaks olema, sest tegelikkuses need asjad on täpselt sama, aga üks on siis prantslaste omasõna ja üks on siis inglise laensõna. Aerobik oleks siis inglise keelest laenatud, aga gym tunique on siis see asi, mida nad ise kasutasid enne seda, kui nad hakkasid aerobiki kasutama. Nii, siis on le tai chi, no mis on ka eesti keeles tai chi. La danse classique. See on nüüd selline faux ami, öeldakse prantsuse keeles, ehk siis vale sõber. Ehk siis te eeldatavasti arvate, et te teate, mida see tähendab. Üritate tõlkida näiteks ka klassikaline tants, et mis see võiks olla ja tavaliselt, kui ma olen õpilaste käest küsinud, mis te arvate, mis asi on siis see klassikaline tants, siis pakutakse peotantsu. Dans klassik ei ole peotants. Dans klassik on hoopis prantsuse keeles ballet. Klassikaline tants on siis prantslaste jaoks ballett ja nad ei kasuta ise sellise sama tüvega sõna nagu ballett, vaid nad ütlevad la danse classique selle kohta. Le flamenco on ka arusaadav, ma usun. La danse africaine, seda saab nüüd otse tõlkida, Aafrika tants. La danse orientale on siis idamaade tants, ehk siis reeglina mõeldakse selle all kõhutantsu. Ja le modern jazz oleks siis otsetõlkes modernne jazz. See on siis nüüd selline modern tants, ehk siis nagu ütleksin selline modernne ballett, et paremini mõistate siis, et ühesõnaga üks on la danse classique ja teine le modern jazz on siis põhimõtteliselt enam-vähem samad alused, aga siis kõik need nüansid ja asjad on siis arendatud selles modern jazzis nagu teistsuguseks. Ja Prantsusmaal väga populaarne mõlemad, kusjuures la danse classique ja le modern jazz. Nii, les inscriptions, kui te tahate ennast siis kirja panna, inscription on siis registreerimine. Telefonil 01 42 40 87 78 ou sur place, ou tähendas siis, nagu te vast mäletate, või sur place, koha peal. Ehk siis saate kas helistada või ise minna kohale. Ja l'adresse, selles prantsuse vormis jälle, mida te siis nüüd peaksite juba tundma, et on number, siis on koma, siis on nimetatud, kas on tänav või allee või mis iganes maantee. Ja siis selle nimetus, ehk siis 26 rue Clavel ja eesti keeles me ütleksime tegelikult siis Claveli tänav 26 teistpidi hoopis. Nii, atelier de pratique artistique ehk siis võiksime öelda kunstiateljeed. Pratique ei tähenda siin mitte praktiline, vaid pratique artistique oleks kunsti praktiseerimine, kunsti praktiseerimise ateljeed. Aga milliseid kunstivaldkonda siis pakutakse? Kõigepealt le dessin, mis tähendab joonistamine. La peinture, mis on maalimine. Le modelage, mis tähendaks siis voolimine ehk siis keraamika. L'atelier de bande dessinée, see on selline asi, mis Prantsusmaa kultuuri kontekstis on täiesti normaalne ja populaarne, mida meil Eestis minu teada ei ole. Ehk siis te mäletate, mis asjad olid BD, ehk siis bande dessinée, olid koomiksid. L'atelier de bande dessinée oleks siis koomiksite ateljee, ehk siis prantslastel on isegi võimalus hobi korras ise käia ja õppida, kuidas koomikseid joonistatakse. Edasi, le chant individuel ou la chorale, pakutakse siis veel selliseid muusika erialasid nagu kas individuaalne laulmine või siis koorilaul. La flûte traversière on blockflööt. La guitare classique ehk siis klassikaline kitarr. Le piano, mis tähendaks siis klaver. Ja le violon, mis oleks siis viiul. Cours de langue ehk keeltekursused. Cours d'anglais ehk siis inglise keele kursus
Débutant et avancé tähendab algajad ja edasi jõudnud. Cours d'espagnol, hispaania keele kursus. Débutant et avancé samamoodi siis ja cours de russe, prantsuse keele kursused algajatele, débutant. Prantsusmaal on vene keel millegipärast hästi populaarne, et hästi paljud prantslased tahavad õppida vene keele algajate kursusel. Ja ma kujuta üldse ette, millest selline suur huvi. Nii, exercice numéro 1, harjutus number 1. Observez quel sport, atelier artistique et cours de langue propose le centre d'animation Clavel. Dites ce que vous aimez ou n'aimez pas. Jälgige, milliseid spordialasid, kunstiateljeesid ja keelekursuseid pakub välja siis vaba aja keskus Clavel. Rääkige siis sellest, mis teile meeldib ja mis teile ei meeldi. Ehk siis teie ülesanne, panete pausi peale audio, püüate valjusti omaette rääkides siis sellest, et milliseid erinevaid kursusi saab võtta ja treeninguid siin selles keskuses, nagu te tutvustaksite kellelegi seda brošüüri siin. Ja siis räägite ka sellest, mis teid siit huvitaks. Mina tahaksin, mulle meeldiks. Selleks, et teil lihtsamini see välja tuleks, võtame teile kohe siit natukene sõnavara abi juurde. Lehekülg 65 teine roosa kastikene. Proposer des activités. Siin on näiteks küsimus. Tu voudrais aller à la piscine. Kas sa tahaksid minna basseini? Ja kui te nüüd sellest küsimusest tahaksite näiteks moodustada jaatavat lauset, et ma sooviksin minna näiteks joonistamiskursusele, siis te ütlete lihtsalt je voudrais aller faire du dessin. Nii, seesama faire, kui te vaatate siin natukene allpool 64 leheküljel see sinine kastikene. See verbi faire, mis tähendab tegema, kasutataksegi siis prantsuse keeles selleks, et väljendada mingisuguse asjaga tegelemist, et ma tegelen näiteks tennisega või ma käin tennisetrennis, siis sellisel juhul prantslased kasutavad seda verbi faire, näiteks je fais du yoga, ma tegelen joogaga. Tu fais du ski. Elle fait du jogging. Nous faisons de l'athlétisme. Vous faites des promenades. Ils font de la natation ja nii edasi. Et seesama verb faire, mida te peaksite ka siis katsumisel kasutada. Aga ühesõnaga, je voudrais faire du dessin. Saate siis öelda siit selle küsimusest tuletatuna, siis mis on järgmine on tu ne veux pas faire du vélo. Kas sa ei taha jalgrattaga sõita või ei taha jalgrattaga sõitmisega tegeleda? Sellest saate näiteks öelda je veux faire du vélo, moodustades siis jaatava lause. Tu aimes danser, sa armastad tantsimist. Siit saate kasutada öelda j'aime, ma armastan näiteks. J'aime le modelage, ma armastan keraamika kunsti. Je n'aime pas trop le tennis. Siit tahate siis eitavat öelda, et valida välja need asjad, mis teile ei meeldi. Öelda je n'aime pas või je n'aime pas trop. Trop tähendas, et mulle väga ei meeldi. Aga kui je n'aime pas, siis lihtsalt mulle ei meeldi. Nii, neid vastuseid siin, mis siin juures on, neid me vaatame natukene hiljem. Praegu siis seesama ülesanne, panete audiopausi peale, tutvustate, proovite hakkama saada selle tutvustamisega ja ütlete siis, et mida te ise tahaksite teha või ei tahaks teha, mis teile siit meeldib ja mis ei meeldi. Nii, kui nüüd see harjutus on tehtud, vaatame aga edasi neid kastikesi siin. Tutvume natukene lähemalt. Saate siis ühtlasi ka kontrollida, et kas te moodustasite neid lauseid õigesti.
Rääkisime sellest juba, et prantsuse keeles millegiga tegelemine, siis prantslased kasutavad seda verbi faire, mida te oskate ilusasti juba pöörata. Eitust oskate ka moodustada nö ja paaga. Aga siis selline täpsustus veel, et nagu te näete, siin on teil tumedas kirjas, siis selles rasvases kirjas pandud artiklile nagu juurde see dö, millest me juba rääkisime teiega ka lehekülg 53, et mis siis juhtub, kui on dö ja lö, siis tuleb kokku dü ja siis dö ja la jääb samaks, dö l ülakoma jääb samaks ja dö pluss le, mitmuses siis, kokku tuleb d. Ja seda sama süsteemi siis kasutatakse ka selle puhul, kui millegiga tegeldakse. See dö peab seal vahel olema ja siis osadel juhtudel ta läheb kokku artikliga ja osadel juhtudel mitte. Selle nüüd siis ilusasti tuletate meelde. Nii, et kui me räägime siis näiteks joogaga tegelemisest, nagu siin kirjas oli, je fais du yoga, siin on du ski, ski, usun, et saate ka aru täpselt, mida see tähendab. Ski oli siis suusatamine. Du jogging, see on inglise laen. Meesost sõna, nagu näete, sest muidu ei tekiks du. Tähendab siis tervise jooks nii-öelda. De l'atletisme, mis tähendab kergejõustik. Tegeleda kergejõustikuga. De promenade, see on siis mitmuses, tähendab jalutuskäigud. Ja siis sellisel juhul me eesti keeles muidugi ei tõlgi, et me tegeleme jalutuskäikudega, vaid et me käime jalutamas. La natation, prantsuse keeles on ujumine, nii et elles font de la natation, nad tegelevad ujumisega. Ja il ne fait pas de ski, il ne fait pas de natation, il ne fait pas d'athlétisme. Siit peate omale üles kirjutama ja meelde jätma, et juhul kui me räägime mingisuguse spordialaga näiteks tegelemisega, siis kui me selle lause paneme eitavasse vormi, ehk siis, et ma ei tegele millegagi, sellisel juhul see artikkel kaob siit eest ära. Näete, siin oli kirjas ennem tu fais du ski, aga siis öeldakse il ne fait pas de ski. Ehk siis enne du pluss le andis kokku see 2 pluss le, vabandust, andis kokku du, siis kui me räägime, et ma ei tegele sellega või tema ei tegele sellega, sellisel juhul see le kaob sealt ära ja jääb järgi ainult see üksik de, il ne fait pas de ski. Natation oli naissoost sõna, ehk siis me ütlesime elles font de la natation, aga kui me räägime eitavas vormis, et ei tegele ujumisega või ta ei tegele ujumisega, nagu siin näites on, il ne fait pas de natation, mitte sellisel juhul enam de la natation. Ja l'atletisme, samamoodi siin oli siis see kergejõustik, oli L üle koma, see L üle koma kaob siit ära ja siis de kaotab ära oma selle lõpu e, sest atletisme algab täishäälikuga ja me ütleme il ne fait pas d'atletisme, ta ei tegele kergejõustikuga. Nii, loodan, et see on arusaadav. Kui midagi jääb selgusetuks, siis nagu alati saate mulle kirjutada. Selgitame uuesti täpsemalt neid asju, millest siis aru ei saa. Nii, siin kõrval see roheline kastikene sport, vaatame üle, kas meil on kõik need asjad juba teada. Nii, l'atletism oli siis kergejõustik, le football, ma usun, kõik saavad aru, et on jalgpall, la gymnastika või võimlemine, le jogging oli siis tervisejooks, la natation ujumine, nii, siin on la plongée, millest me ei ole rääkinud, la plongée on sukeldumine. Le ski oli suusatamine ja le vélo oli jalgrattasõit. Nii, järgmine sinine kastikene. Mis me siis siit järeldasime nüüd? 2 plus article défini, ehk siis 2 plus määrav artikkel. Devant les mots masculins on utilise meessoost sõnade ees. Me kasutame siis mida, kui meil on 2 plus see määrav artikkel. Devant les mots masculins on utilise du, du. Devant les mots féminins on utilise naissoost sõnade ees, me kasutame
de la. Devant les mots qui commencent par une voyelle, on utilise nende sõnade ees, mis algavad täishäälikuga, me kasutame de L üla koma. Devant les mots au pluriel, on utilise, ehk siis mitmuses sõnade ees me kasutame D, mis kirjutatakse siis D-E-S. Ja dans la phrase négative, on utilise, kui siis tegemist on eitava lausega, siis me kasutame kas lihtsalt de, de või de üle koma, kui tegemist on siis sõnaga, mis algab täishäälikuga. Loodan, et see on arusaadav. Täpsemalt saate veel vaadata siis lehekülgedel 148 ja 150. Nii, järgmine lehekülg, page 65, lehekülg 65. Exercice 3, harjutus 3. Qu'est-ce qu'ils font? Mida nad teevad? Teeme niimoodi, et annan hetke teile mõtlemisaega. Kui te arvate, et teil läheb natuke rohkem aega, siis võite panna isegi pausi peale ja mõelda välja ise kõigepealt lause, siis ma ütlen teile, mis see õige lause on, mis peaks olema. Kõigepealt siis Thomas. Thomas fait du yoga. Või il fait du yoga. Emma. Emma fait de la danse. Või siis elle fait de la danse. Jacqueline. Jacqueline fait de la natation. Oui, elle fait de la natation. Hugo. Hugo fait du vélo. Oui, siis il fait du vélo. Nii. Ja viimane, lui et Henri. Lui et Henri font du football. Või siis ils, mitmuses, font du football. Järgmine kastikene. On utilise le verbe faire, me kasutame siis verbi faire ehk tegema, pour dire le métier et l'activité. Selleks, et väljendada siis oma ametit või millega tegeldakse, mida tehakse. Näiteks siis, kui me küsime, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Millega te oma elus tegelete või mida te teete oma elus? Prantslased küsivad siis niimoodi, kui nad tahavad teada, mis inimese amet on. Ja vastata saab näiteks, je suis architecte. Või küsime, qu'est-ce que tu fais? Sellisel juhul siis see tähendab, et mida sa teed. Inimene tegeleb millegagi parasjagu ja siis te tahate teada, mida ta teeb, küsite, qu'est-ce que tu fais? Ja näiteks vastus, je dessine. Ma joonistan. Ja siis saame küsida näiteks, tu fais du sport? Sellisel juhul eesti keeles me ütleme, et kas sa tegeled spordiga? Kas sa teed sporti? Vastus näiteks, oui, je fais du vélo. Ja, ma tegelen jalgrattaspordiga või ma sõidan jalgrattaga. Mitte siis see ei tähenda, hetkel sõidan, je fais du vélo, vaid see tähendab siis seda, et ma süstemaatiliselt, see on nagu spordiala, millega ma tegelen. Ja siis, nagu te vast mäletate, seda sama verbi faire me kasutame ka siis, kui me prantsuse keeles räägime sellest, milline ilm on. Ja loodan, et te mäletate ka seda põhjust, miks siis prantslased ütlevad, et il fait, ta teeb. Vihje siis kas vana jumalale või siis ilmataadile, ükskõik kumba pidi te mõtlete. Quel temps fait-il? Mis ilm on? Või otseses telkes, mis ilma ta teeb? Teeb ta. Isegi kui väga otse telkida. Il fait beau et chaud. Ilm on ilus ja soe. Exercice numéro 4. Compléter avec faire.
siin peate siis täitma lüngad ja valima verbi faire õige vormi. Pange hetkeks pausi peale, täitke lüngad ära ja siis ma ütlen teile õiged vastused. Exercice 4. Harjutus 4 õiged vastused. 1. Eric, Marie, vous faites du sport? Oui, nous faisons du tennis. Tähendab siis Erik ja Maria, kas te tegelete spordiga? Jaa, me tegeleme tennisega. 2. Xavier et Rémi, ils font de la musique? Oui, Xavier fait de la guitare et Rémi fait du piano. 3. Julie, tu fais de la danse? Oui, je fais de la danse africaine. Siin pange palun siis tähele seda asja, et kui me räägime kolmandast isikust, Xavier ja Rémi siin näiteks, siis see fe kirjutatakse F-A-I-T, aga Julie, tu, ehk sina vormis, fe kirjutatakse F-A-I-S ja oui, je ja mina vormis, fe kirjutatakse ka F-A-I-S. Exercice numéro 5. Complétez les phrases. Täitke siis lausete lüngad. Pange jälle pausi peal, tehke ära ja siis ma ütlen õiged vastused. Harjutus 5 õiged vastused. 1. Marc, tu fais du jogging? Oui, souvent. Souvent, kui keegi mäleta, see tähendab tihti. Je fais aussi du vélo et du foot. Foot on siis lühend footballist, prantslased tihti kasutavad lihtsalt foot, jalgpall. 2. André, vous faites de la natation? Non, je ne fais pas de natation. 3. Tu fais souvent des promenades? D-E-S, mitmuses. Oui, j'aime bien faire des promenades. Samamoodi, D-E-S. 4. Julie et Vincent font de l'espagnol, de L-U-la-comma. Non, ils font du russe. Järgmine kastikene, millest me juba natukene rääkisime ka. Proposer des activités ja accepter, refuser des activités. Vaatame neid siis niimoodi läbi, kuidas siin kirjas on. Enne me üritasime neid muuta selleks, et rääkida sellest esimesest tegevuste kastikesest. Tu voudrais aller à la piscine, kas sa tahaksid minna basseini, ujulasse. Voudrais ongi selline tingiv kõneviis prantsuse keeles ka, me ei oska seda veel moodustada, aga jätke lihtsalt see vorm meelde sellises olukorras kasutamiseks. Voudrais, sooviksid. Tu voudrais aller à la piscine, kas sa sooviksid minna basseini? Oui, d'accord. Jah, olgu. D'accord tähendab olgu, ma olen nõus. Pourquoi pas? Miks mitte? Non, je n'aime pas la natation. Ei. Mulle ei meeldi ujumine. Tu ne veux pas faire du vélo? Kas sa ei tahaks minna jalgrattaga sõitma? Siin kontekstis siis hetke olukorral pakutakse mingit tegevust, mitte siis ei ole tegemist mingi asja spordialaga tegelemisega pidevalt. Si, je veux bien. Ja, ma sooviksin minna jalgrattaga sõitma. Bonne idée. Hea mõte. Non, je ne suis pas très sportif. Ei, ma ei ole väga sportlik. Tu aimes danser? Kas sulle meeldib tantsida? Ah oui, j'adore danser. Jah, mulle väga meeldib tantsimine või tantsida. Pas du tout, je ne sais pas danser. Üldsegi mitte, ma ei oska tantsida. Je ne sais pas danser.
ma ei oska tantsida. Je n'aime pas trop le tennis. Et toi? Mulle väga ei meeldi tennis. Ja sulle? Moi si. J'aime bien le tennis. Mulle seevastu meeldib tennis. Siin te näete, on eesti keeles natuke raske tõlkida, kuna seda me rääkisime teiega eelmine kord. Et kui küsimus on juba eitav, siis prantslased saavad selle vastupidise vastuse andmiseks kasutada siid, meil eesti keeles see võimalus puudub. Moi si, j'aime bien le tennis. Kui küsitakse, et sulle ei meeldi tennis, siis vastame, et ei, mulle ikka meeldib. Moi non plus, mulle samuti mitte. Non plus, samuti mitte. Je préfère le football. Ma eelistan jalgpalli. Verbi savoir ehk teadma oskama saate siis vaadata lehekülg 162. Ja üldiselt hoiatan teid ette ka, et selleks korraks teil kodus üks ülesandeks ja teil on teised tegusõnad vaja õppida pöörata, aga järgmiseks korraks saate selle juba ära õppida. Järgmiseks korraks said järgmise korra kodus ülesande. Exercice numéro 6. Inventez la première réplique de chaque mini-dialogue. Mõelge välja siis iga mini-dialoogi esimene repliik, esimene osa. Pange pausi peale hetkeks, siis saate uuesti audio sisse lülitada ja ma ütlen teile õiged vastused. Numéro 1. Kui vastus on Je ne sais pas dessiner. Mida te võiksite siis küsida? Vastus tähendab ma ei oska joonistada. Võiksite näiteks küsida Tu aimes dessiner? Kas sa armastad joonistada? Inimene võib vastata see, et ma ei oska joonistada. Või siis Tu voudrais dessiner? Kas sa sooviksid joonistada? Je ne sais pas dessiner, ma ei oska joonistada. Võimalusi muidugi veel. Numéro 2. 2. Kui vastus on Ah non, je n'aime pas trop danser. Ei, mulle väga ei meeldi tantsida. Siis võiks näiteks küsida Tu voudrais aller danser? Kas sa sooviksid minna tantsima? Vastus, et mulle ei meeldi väga tantsida. Kõlab siis adekvaatselt või võib ka küsida Tu aimes danser? Kas sa armastad tantsida? Ei, ma ei armasta väga tantsida. Numéro 3. Number 3. Si, je veux bien faire de l'espagnol. Ei, ma tahaksin hea meelega hispaania keelt õppida. Seega, kui te näete, et siin ees on see si, siis küsimus peab kindlasti olema eitavas vormis. Ja eeldatavasti me peaksime siis küsima, et sa ei taha ju hispaania keelt õppida, kas pole või eks. Tu ne veux pas faire de l'espagnol. Si, je veux bien faire de l'espagnol. Numéro 4, number 4. Je ne sais pas, je préfère le vélo. Ma ei tea, ma eelistan jalgratast. Mis siin võiks küsimus olla siis? Näiteks Tu aimes faire de la danse, kas sulle meeldib tantsida? Ma ei tea, ma eelistan jalgrattasõitu. Või siis tu aimes faire de la natation, kas sulle meeldib ujuda? Ma ei tea, ma eelistan jalgratast. Või iseenesest võib küsida, et kas sulle meeldib see või teine ja siis inimene ütleb, et ma ei tea, ma eelistan jalgratast. Võib-olla. Et kui see jalgratas on seal olemas juba variantide hulgas, aga et inimene ei ole väga kindel, siis võib näiteks küsida Tu aimes faire de la natation ou du vélo? Näiteks. Numéro 5. Kui vastus on Je voudrais bien, mais je ne sais pas nager. Ma sooviksin küll, aga ma ei oska ujuda. Siis eeldatavalt küsimus võiks kõlada Tu voudrais aller à la piscine? Kas sa sooviksid minna basseini või ujulasse? Sobiks hästi siis see vastus sinna. Exercice numéro 7. Harjutus number 7. À vous
teie kord. Regardez la publicité du centre d'animation clavé et dites ce que vous voulez faire. Interrogez votre partenaire. Vaadake siis selle tegevuskeskuse klavee reklaami ja öelge, mida teie tahaksite teha. Ja siis küsitlege oma partnerit, mida teie ilmselgelt teha ei saa, aga nüüd ma palun, et teeksite kirjalikult seda. Valiksite välja siit nendest erinevatest asjadest, ehk siis sport ja atelier artistik ja keelekursused. Valite välja, mis teile meeldiks ja kirjutate need laused üles. Näiteks, et ma sooviksin tegeleda aeroobikaga või ma sooviksin tegeleda näiteks joonistamisega. Kirjutage need laused, mis käivad teie kohta, siis iloomustavad teid. Nii, keerame lehte. Tournons la page. Oleme leheküljel 66, page 66. Ja siin on meil jälle väikene tekst, mida peaks siis lugema. Vaatame kõigepealt siin all on see sinine kastikene ja verbid, mis meile siit vastu vaatavalt on teil juba tuttavad, ära õpitud eeldatavasti. Lire ja écrire, mis tähendas siis lugema ja kirjutama. Teeme niimoodi, et ma loen need korra üle, teie kordate veel järgi, kinnistame neid. Hiljem saame siis nendega harjutusi ka siin teha. Je lis, tu lis, il, elle lit, nous lisons, vous lisez, il, elle lise. Écrire. J'écris, tu écris, il, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, il, elles écrivent. Enne kui harjutuste kallale asume, vaatame seda teksti. Les jeunes et le sport. Kõigepealt panete jälle pausi peale. Proovite ise teksti lugeda ja tõlkida. Vaatate, kui palju te aru saate, kui palju oskate lugeda. Siis võtate pausi pealt ära. Mina loen, teie loete järgi, ma tõlgin ja siis harjutame veel lugemist. Nii, loodan, et saite selle tekstiga ilusasti hakkama. Vaatame üle nüüd, saate kontrollida. Les jeunes et le sport. Tähendab siis noored ja sport. Les jeunes en France travaillent beaucoup. Noored Prantsusmaal töötavad palju. Ils ont beaucoup d'heures de cours par semaine au lycée. Nendel on palju loengutunde nädalas gümnaasiumis, ehk siis nendel on, eesti keeles võiks öelda, et on palju tunde on gümnaasiumis nädala kohta. Beaucoup de travail personnel à faire à l'université. Palju iseseisvat tööd ülikoolis teha. Dans les grandes écoles ou dans les classes préparatoires. Siin siis lisa veel nende, siin on nimestiku, et kus kohas on seda iseseisvat tööd palju. Ülikoolis, les grandes écoles, eesti keeles me võiks öelda kõrgkoolid, ou dans les classes préparatoires või ettevalmistuskursustel. Selgitan kohe, miks on eraldi välja toodud ülikoolid ja kõrgkoolid. Prantsusmaal on nimelt selline süsteem, et ülikoolid ehk siis universitee ja kõrgkoolid, grandes écoles, on kaks nagu täiesti erinevat kõrghariduse süsteemi. Grandes écolides õpetatakse näiteks politoloogiat hästi kõrgel tasemel või juurat. Ehk siis Prantsusmaal tegelikult on suht võimatu see, et poliitikasse astuvad lihtsalt mingid täiesti suvalised inimesed nagu meil, et noh, ma olen kuulus näitleja või sportlane või siis laulja ja ma ühel päeval otsustan, et aga miks ma ei võiks minna näiteks Riigikokku
et inimesed ju hääletaksid minu poolt. Prantsusmaal on ikkagi niimoodi, et inimesed, kes tegevad poliitikaga, on politoloogid ja nad on reeglina lõpetanud siis need grands écolid, kuhu sisse on väga raske saada. Sellest tuleb siis ka see classe préparatoire ehk siis ettevalmistuskursused selleks, et üldse sinna Grand École'i saada esimesel raksuga kohe väga-väga harvad, kes sinna sisse saavad kohe peale gümnaasiumit, kellel on nii head hinded, tulemused, eksamitulemused ja nii edasi. Ja siis reeglina nad peavad ikkagi läbima need ettevalmistuskursused. Kui siis peale 1 aastat jälle sisse ei saa, siis mõni inimene käib selles classe préparatoire'is 5 aastat, sest et ta tahab kindlasti sinna Grand École'i sisse saada. Ja siis saab, et see on selline nagu individuaalne, aga teatud nagu tasemini peab jõudma ja see tase on väga kõrge selleks, et Grand École'i Prantsusmaal minna. Samas universiteega ehk siis ülikooliga on reeglina niimoodi, et kõik, kellel vähegi on sellised normaalse IQ tasemega inimese tunnistused, võetakse ülikooli vastu. Kui nendel siis pannakse bakalaureuse esimese aasta neid nimekirju kokku, siis need nimekirjad on tohutult pikad, aga ülikoolis püsimine on raske. Sisse saada on lihtne, seal püsida on raske. Et kui juba seal sees oled, siis väga paljud lihtsalt kukuvad välja. Õpetajate arv ja sisseastujate arv võib mitmekordselt erineda. Et see on meie süsteemiga võrreldes siis väga suur erinevus, et Eestis on pigem niimoodi, et väga raske on ülikooli sisse saada sellele erialale, mida tahaks õppida. Võetakse teatud arv, võetakse selle järgi inimesi, et kui palju reaalselt sellele alale vaja ongi ja eeldus on see, et et ikkagi enam-vähem kõik lõpetavad. Prantsusmaal on see, et võtame kõik vastu, aga need, kes tegelikult tasemel ei vasta, kukuvad nagunii välja. Et las nad siis õpivad siin. See nii kõva, kui nad suudavad järge pidada, aga väga paljud kukuvad välja. Et selline väike hariduslik erinevus nii selles suhtes, et siis on kaks erinevat kõrghariduse süsteemi, kui ka selles, et kuidas siis ülikooli sisseastumisega lood on. Nii, mais les parents et les professeurs trouvent, kuid vanemad ja õppejõud leiavad, või siis õpetajad, kui me räägime gümnaasiumist, qu'il passe trop de temps à surfer sur Internet, et nad veedavad liiga palju aega internetis surfates et à regarder la télé ja telekat vaadates. Avec tout cela, kõike seda arvestades või otsetäikes kõige sellega koos, trouve-t-il encore le temps de faire du sport? Kas nad leiavad veel aega, et spordiga tegeleda? Oui, les statistiques montrent que ja statistika näitab, et le sport est l'activité de loisir préférée des jeunes français. Et sport on noorte prantslaste lemmik vaba aja veetmise viis või lemmik vaba aja veetmise eriala siis ei saa öelda. Tegevus, vaba aja veetmistegevus, eesti keeles kõlab kannapilakalt. Aga rohkem selline otsene tõlge. Nii. 97% des garçons et 86% des filles %, poistest ja 86% tüdrukutest de 15 à 24 ans vanuses 15 kuni 24 ont une activité sportive. Otsetõlkes omavad mingit sportlikku tegevust. Eesti keeles me ütleksime, et tegelevad spordiga. Le sport préféré des jeunes en France reste de loin le football. Prantsuse noorte lemmikspordialaks on üle prahi, või de loin tähendab kaugelt, on siis jalgpall. Ehk siis teised on väga palju vähemate fännidega spordialad. Nii vaatan seda kastikest, mis siin kõrval ka on, kus on siis toodud
Ministère de la Santé ehk siis terviseministeeriumi Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, tervise, noorte ja spordiministeeriumi statistika 2005. aastast. Les sports préférés des jeunes français, noorte prantslaste lemmikspordialad, nagu näete siis football on 30%, 30%, väga uhkelt siin seda edetabelit juhtimas, siis on tennis 12%, siis on judo 10%, équitation 8%, selle võite oma üles kirjutada, seda sõna teil veel ei ole. Équitation on ratsutamine, mis on Prantsusmaal ka tohutult populaarne. Basketball 8%, siin ma arvan, et ei ole tõlget vaja. Voile 4%, see sõna oli meil küll juba, aga kes ei mäleta, siis oli purjetamine. Natation 4%, gymnastique 4%, karaté et autres arts martiaux 3%. Karate ja teised võitluskunstid. Arts martiaux on võitluskunstid. Võitluskunst oleks art martial, see kirjutatakse siis ART, siis vahe, MARTIAL, art martial, mitmuses art martiaux. Pétanque 2%, petank, võite guugeldada, vaadata pilte pealt, raskengi selgitada, see on selline nagu pallidega käsitsi mängida kroket nagu. Golf 1%. Sellised on siis 2005. aasta Prantsuse statistika noorte spordieelistuste kohta. Võtke hetke ja mõelge selle peale, et mis meil Eestis teistmoodi on või mis Eestis on samamoodi. Ikkagi on väiksed rahvuslikud erinevused nende lemmiksportidega. Näiteks meil on ikkagi suusatamine suhteliselt populaarne, mida prantslastel siin üldse ei ole. Ja ma arvan, et tennis Eestis võib-olla ei ole nii populaarne. Ja petanki kindlasti meil siin nimekirjas ei oleks. Nii, nüüd aga siis need samad verbid, mida me siin teiega meenutasime juba. Ei, enne kui me läheme harjutuste juurde, me pidime harjutama selle teksti lugemist ka veel. Ja nagu siis ikka meil siin kombeks on, et mina loen üks kord, teie loete nii mitu korda, kui teil täpselt vaja on, et see tekst ilusasti soravalt teil tuleks. Les jeunes et le sport. Les jeunes en France travaillent beaucoup. Ils ont beaucoup d'heures de cours par semaine au lycée, beaucoup de travail personnel à faire à l'université, dans les grandes écoles ou dans les classes préparatoires. Mais les parents et les professeurs trouvent qu'ils passent trop de temps à surfer sur Internet et à regarder la télé. Avec tout cela, trouvent-ils encore le temps de faire du sport? Oui, les statistiques montrent que le sport est l'activité de loisir préférée des jeunes Français. 97% des garçons et 86% des filles de 15 à 24 ans ont une activité sportive. Le sport préféré des jeunes en France reste de loin le football. Bien. Kui te olete nüüd selle teksti lugemist ilusasti harjutanud, siis lähme edasi 8. harjutusega exercice 8. Complétez les dialogues. Täitke siis siin lüngad dialoogis. Panete pausi peale, täidate lüngad ära ja siis ma ütlen õiged vastused. Nii,
vaatame siis 8. harjutuse õigeid vastuseid. 1. Pierre, Léa, qu'est-ce que vous faites? Pierre, Léa, mida te teete? Nous lisons. Me loeme. Qu'est-ce que vous lisez? Mida te loete? Moi, je lis un roman de Camus. Mina loen Camus, romaani. Et Pierre lit des nouvelles de Maupassant. Ja Pierre loeb Maupassanti novelle. Siin palun pange tähele, kuidas te kirjutate je lis ja Pierre lit. Mis erinevus seal on? 2. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Daniel, mida sa teed? Pange tähele, mis lõppu te siia kirjutate. J'écris. Ma kirjutan. Jälle lõppu vaadake. Qu'est-ce que tu écris? Mida sa kirjutad? Moi et Marie, nous écrivons un poème pour l'anniversaire de Léa. Mina ja Marie, me kirjutame Leal sünnipäevaks luuletust. Siin üks väike kultuuriline märkus. Ilmselge, et õpiku on koostanud eestlane, kes hetkeks ei ole mõelnud ennast prantsuse kultuuri konteksti. Prantsuse keeles peetakse äärmiselt ebaviisakaks. Kui me ütleme mina ja keegi veel, et kui me selle mina paneme ette, prantslased panevad ette kõik teised ja siis alles panevad ennast. Eesti keeles me lähtume sellest, et me alustame mina, sina, tema selles samas järjekorras, mis me verbe pöörame. Et me ütlen, et mina ja siis kes teised, prantslased ütlevad kõigepealt kõik need teised ja siis mina ka. Ehk siis prantslane ei ütleks mitte moi et Marie, vaid Marie et moi. Ah, quelle surprise! Vous écrivez des poèmes? Ah, milline üllatus, te kirjutate luuletusi? Oui. J'aime bien écrire des poèmes. Jah, mulle meeldib luuletusi kirjutada. 3. Le professeur. Õppejõud. Alors, les enfants, maintenant, écrivez ces exercices dans vos cahiers. Nii, lapsed. Nüüd palun kirjutage see harjutus omale vihikusse. Rémi, Marcel, pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas? Rémi, Marcel, miks teie ei kirjutada? N'écrivez, n'écrivez pas. Marcel, mais si j'écris. Eesti keeles võiks siis öelda, aga ma ju kirjutan. Näete, siin oli küsimus jälle eitavas vormis ja prantslane vastab siis mais si. Le professeur, et toi, Rémi, tu écris aussi? Ja sina, Rémi, kas sa kirjutad ka? Rémi, je n'aime pas écrire. Mulle ei meeldi kirjutada. Viimane jääb siis algvormi. Numéro 9, number 9. Qu'est-ce que vous aimez lire et écrire? Mida teile meeldib lugeda ja kirjutada? Pange pausi peale, mõelge natuke ja kirjutage vihikusse selle kohta üks lause. Exercice 10, harjutus 10. Enne kui me 10. saame teha, meil on tegemata ka siis kuulamisharjutus number 89, exercice d'écoute numero 89. Teeme siis need koos, nüüd 89 ja 90. See 89 oli teil õpikus 64 lehekülg, aga siis töövihikus on lehekülg 38, page 38. Exercice d'écoute, nii écoutez et notez ce que voudrait faire Julie et son ami Vincent. Kuulake ja märkige üles, mida tahaks teha siis Julie ja tema sõber Vincent. Ma lasen teile seda audiot, teie siis vaadake, kas kuulate järjest või siis selleks, et te jõuaksite neid linnukesi siia tõmmata, panete vahepeal pausi peale,
või siis kuulate ükskord tervenisti ja siis teete pausidega, siis kontrollite täpselt nii, kuidas teile meeldib. Mina lasen teile ükskord selle audio. Teie saate ju alati tagasi kerida ja ennem siis edasi ei lähe kontrolliga, kui teil on harjutus ilusasti ära tehtud. Aga enne kui me kuulame, vaatame siis korra üle. Julie veut, Julie tahab ja Vincent veut. Vincent tahab faire du sport, sporti teha, faire de la danse, tantsimisega tegelda, faire du tennis, tennise mänguga tegelda, faire de la natation, ujumisega tegelda, faire du yoga, yogaga tegelda, faire du tai chi, tai chiga tegeleda, faire du dessin, joonistada, joonistamisega tegeleda, faire du modelage, siis selle keramikaga tegeleda, faire du théâtre, näitlemisega tegeleda, faire de l'espagnol, hispaania keelega tegeleda ja faire du russe, vene keele loenguid võtta või vene keelt õppida. Nii, kuulame. Exercice d'écoute. Écoutez et notez ce que voudrait faire Julie et son ami Vincent. Regarde, un centre d'animation tout près de chez nous. Et alors? Tu n'aimes pas le sport? Si, j'aime bien. Moi, je voudrais bien faire de la danse. Pas toi? Oh non, je n'aime pas la danse. Mais le tennis, moi j'aime bien faire du tennis. Tiens, du tai chi. Mon frère Antoine fait du tai chi. Et le dessin? Je voudrais bien faire du dessin. Et toi? Moi, pas trop. Je ne sais pas, je ne suis pas très doué. Si, tu dessines très bien. Je crois que je préfère le modelage. Les cours de russe, c'est très intéressant. Oh oui, j'adore la littérature russe. Je voudrais bien faire du russe. Tu téléphones pour l'inscription? D'accord, on fait comme ça. Kui te olete nüüd see ruudustiku ära täitnud ilusasti, arvad, et rohkem midagi enam juurde ei taha panna, siis kontrollime. Nii, Julie kõigepealt. Julie tahaks siis tegeleda tantsimisega. Faire de la danse. Lisaks faire du dessin. Ja siis oli 2 asja, millest ta rääkis, aga mille kohta ta ei öelnud, et ta tahaks sellega tegeleda, ehk siis selle võite panna sulgudesse. Faire du tai chi. Ta mainis, aga ta ütles mon frère fait du tai chi. Ehk siis mu vend tegeleb tai chiga. Ta ei öelnud, et ta ise tahab seda teha. Ja faire du russe. Vene keelekursuste kohta ta ütles, et see on intéressant, see on huvitav. Aga ta ei öelnud, et ta kindlasti tahab õppida. Nii et selle võite ka jätta sulgudesse. Vincent, see vastu siis tahaks faire du tennis, faire du modelage ja faire du russe. Joonistamise kohta ütles, et ta ei oska joonistada. Kui keegi seda pakkus, ta rääkis küll joonistamisest, aga ta ütles, et ta ei oska ja ta eelistab siis seda voolimist või keraamikat. Très bien. Alors, au suivant. Järgmine on meil siis 90, mis on töövihikus lehekülg 39. Claude Duneton parle de ses loisirs. Écoutez et répondez. Claude Duneton räägib oma vaba tegevustest või oma hobidest. Kuulake ja vastake küsimustele. Vaatame enne küsimused läbi, siis on meil lihtsam ka vastuseid leida. Qui est Claude Duneton? Kes on Claude Duneton? Qu'est-ce qu'il écrit en ce moment? Mida ta praegu kirjutab? Est-ce qu'il a beaucoup de travail? Kas tal on palju tööd? Est-ce qu'il aime lire? Kas ta armastab lugeda? Quel conseil donne-t-il aux jeunes? Mis nõu annab ta noortele? Est-ce qu'il fait du sport? Kas ta tegeleb spordiga? Lasen teile siis jälle selle audio. Teie tegutsete selle audioga nii, nagu teile sobib, ehk siis kas kuulate
tervenisti korraks ja siis jupikaupa ja siis kontrollite uuesti või siis kohe alustate jupikaupa. Igal juhul võite mitu korda kuulata, kuni saate kõik lüngad täidetud ja siis kontrollime. Les loisirs d'un écrivain. Je m'appelle Claude Dunton. Je suis écrivain. Pour moi, le travail et les loisirs, c'est la même chose. En ce moment, j'écris un roman historique. Mon ami Michel et moi, nous écrivons aussi une pièce de théâtre. C'est beaucoup de travail. J'aime aussi lire. Je lis surtout des classiques, assez rarement des auteurs contemporains. Mais je trouve qu'il faut lire beaucoup, surtout quand on est jeune. Alors mon conseil pour les jeunes, lisez, lisez et lisez encore. Je n'aime pas faire du sport. Si j'ai du temps libre, je préfère faire des promenades dans la nature. Nii, kui te arvate, et olete kõik vastused kätte saanud, siis kontrollime. Ja selle jaoks ma panen uuesti selle audio käima ja siis iga kord, kui tuleb see õige vastus, siis paneme pausi peale ja ütleme selle õige vastuse. Les loisirs d'un écrivain. Je m'appelle Claude Dunton. Je suis écrivain. Nii, qui est Claude Dunton? Ta ütleb siis, je m'appelle Claude Dunton, minu nimi on Claude Dunton. Je suis écrivain. Ma olen kirjanik. Ehk siis teie vastate, il est écrivain. Tema on kirjanik. Pour moi, le travail et les loisirs, c'est la même chose. En ce moment, j'écris un roman historique. Qu'est-ce qu'il écrit en ce moment? Mida ta praegu kirjutab? Ta ütles, en ce moment, j'écris un roman historique. Praegusel hetkel ma kirjutan ajaloolist romaani. Ja teie peaksite siis kirjutama, en ce moment, il écrit un roman historique. Mon ami Michel et moi, nous écrivons aussi une pièce de théâtre. Et siis ta lisab, mon ami Michel et moi, nous écrivons aussi une pièce de théâtre. Mu sõber Michel ja mina kirjutame ka näidendit. Pièce de théâtre on näidend. Nii et võite sinna, kui te soovite, lõppu lisada ka une pièce de théâtre, aga see ei ole kohustuslik, sest seda ta ei kirjuta üksinda, vaid siis sõbraga kaksi. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. See nõuab palju tööd. Ehk siis kui küsimus on, est-ce qu'il a beaucoup de travail, kas tal on palju tööd, siis saate vastata, oui, il a beaucoup de travail. J'aime aussi lire. Est-ce qu'il aime lire, kas ta armastab lugeda, ta vastas, j'aime aussi lire, mulle meeldib ka lugeda, nii et saate vastata, oui, il aime lire. Je lis surtout des classiques, assez rarement des auteurs contemporains. Mais je trouve qu'il faut lire beaucoup, surtout quand on est jeune. Alors mon conseil pour les jeunes, lisez, lisez et lisez encore. Quel conseil donne-t-il aux jeunes, mis nõu ta noortele annab? Ja ta ütles, mon conseil aux jeunes, c'est lisez, lisez et lisez encore, mis siis tähendab minu nõuanne noortele on lugege, lugege ja veel kord lugege. Ehk siis teie saate kirjutada, quel conseil donne-t-il aux jeunes, il dit, ta ütleb, lisez, lisez et lisez encore. Või võite lihtsalt kirjutada välja selle, mis ta ütles, lisez, lisez et lisez encore. Encore kirjutatakse E-N-C-O-R-E. See tähendab veel. Je n'aime pas faire du sport. Si j'ai du temps libre, je préfère faire des promenades dans la nature. Est-ce qu'il fait du sport? Kas ta tegeleb spordiga? Ja ta ütleb, je n'aime pas le sport, ma ei armasta sporti, aga siis ta lisab, et kui tal on vaba aega, siis talle meeldib jalutada vabas looduses. Nii et te võite kirjutada, est-ce qu'il fait du sport juurde? No, mais, aga, kirjutatakse M-A-I-S, il fait des promenades dans la nature. Non, mais il fait des promenades dans la nature. Très bien, väga hästi. Nüüd võite panna jälle oma töövilku kinni. Ja läheme tagasi
õpiku juurde. Siin järgmiseks siis page 67, lehekülg 67. On meil siis näha see Monsieur Claude Dunton. Vabandust. Monsieur Claude Dunton, kes on kirjanik, kellest me siis just kuulasime, või kellega me siis kuulasime just sellist intervjuu moodi asja. Küsimused olid meil ees ja tema vastas. Ja nüüd me siis annan teile ülesandeks selle, et kuna see on seesama tekst, mis me juba kuulasime ja mis on põhimõtteliselt teile suuliselt ära tõlkisin, siis teie ülesanne panna pausi peale, proovida seda ise lugeda ja meenutada siis, et kas te saate kõikidest sõnadest aru ja vaadata, kui hästi või halvasti siis teksti arusaamist mõjutab see, kui te olete seda enne kuulanud ja teile on see suuliselt ennem ära tõlgitud. Võrreldes siis näiteks selle tekstiga, mis Les jeunes et le sport eelmisel leheküljel oli teile täiesti uus tekst. See tekst on nüüd juba natukene tuttav. Pange pausi peale ja vaadake, kui palju sellest oli abi. Lugege, katsuge tõlkida. Nii, kui see on nüüd loetud ja tõlgitud teil, siis lugemise harjutust teeme teiega jälle selle teksti varal ka. Ehk siis seekord seda viimast, mitte ma enam ei hakka seda tõlkima, sest et põhimõtteliselt on juba enam-vähem tõlgitud. Ma loen aeglaselt, teie olete minuga koos ja siis panete nii mitu korda täpselt, kui te leiate, et teil on vajalik, et see tekst ilusasti soravalt tuleks. Les loisirs d'un écrivain. Je m'appelle Claude Dunton. Je suis écrivain. Pour moi, le travail et les loisirs, c'est la même chose. En ce moment, j'écris un roman historique. Mon ami Michel et moi, nous écrivons aussi une pièce de théâtre. C'est beaucoup de travail. J'aime aussi lire. Je lis surtout des classiques, assez rarement des auteurs contemporains. Mais je trouve qu'il faut lire beaucoup, surtout quand on est jeune. Alors, mon conseil pour les jeunes, lisez, lisez et lisez encore. Je n'aime pas faire du sport. Si j'ai du temps libre, je préfère faire des promenades dans la nature. Nii, olete ilusasti teksti ära harjutanud soravaks. Läheme edasi. Selle 11. harjutuse jätame praegu vahele, sest et ma leian, et see on teie jaoks natukene liiga raske. Tähendab, midagi te kindlasti oskaksite kirjutada siia, aga hetkel ühesõnaga jätame selle vahele. Tegeleme sellega natukene hiljem natuke teises formaadis. Aga meil on jäänud veel foneetik, meie foneetika harjutused. 91 siis, 91. Ja siin siis jälle peate kuulama ja kordama. Phonétique. A. Le son J. Voyage. Journal. Nagu näete, siis prantsuse keeles seda häälikut J on võimalik kirjutada nii G-ga kui ka J-ga. Selle G kohta me juba teiega ükskord rääkisime, et millal siis ta hääldub G-na, et see on tegelikult samal põhimõttel enam-vähem, mis et C, G, C või K vastavalt sellele, mis tähtel järgi on. Ja siin on siis teil vihje, et kui G järgi on E, siis ta hääldatakse välja Ž. I näiteks ka üks nendest tähtedest, mis siis paneb seda G-d Ž-na välja hääldama, aga siis Ž on näiteks veel ka J prantsuse keeles, mis alati siis hääldatakse Ž. Écoutez et répétez.
J'aime faire de la gymnastique. J'adore les voyages. Julie fait du modelage. C'est une jeune fille intelligente. Elle est sage comme une image. Il neige en janvier. nii, ja nota bene, siis kirjutate üles ja jätate meelde. J'ai devant, E, I, Y, se prononce J. Ehk siis kui G on selliste tähtede nagu E, I ja Y ees, siis prantsuse keeles see hääldatakse välja J. Ja näiteks on teil toodud siis égyptien, sociologie. Ja J devant des autres voyelles et les consonnes se prononcent G. Ja kui siis G täht on teiste täishäälikute või siis kaashäälikute ees, siis ta hääldatakse välja G. Näiteks siis garçon, guitare, grand. Siin ma paluksin teil tähelepanu pöörata sellele keskmisele näite sõnale guitare. Te näete, siin on U, G ja I vahel. Ja kas te oskate pakkuda, miks pärast see U siin on, sest tegelikult me U prantsuse keeles hääldatakse ju Ü, me ei häälda seda guitare, vaid ikkagi me hääldame guitare, G-I, seda U-d absoluutselt välja ei hääldata. Ja see tegelikult see U ongi siin ainult sellepärast, et kui meil satuks kõrvuti G ja I, mis siis juhtuks, siis me peaksime hääldama seda hoopis guitare. Sest et kui on I G järel, siis hääldatakse prantsuse hääldusreeglite järgi seda G-d J. Et siis ta oleks guitare, kuna see on võõrsõna ja ta peab ikkagi häälduma originaali järgi. Ehk siis guitare, siis selle U-funktsioon siin vahel on see, et kindlasti see G häälduks ikkagi G-na. Garçon, guitare, grand. Järgmine harjutus on siis lisez, puis écoutez, ehk siis pange hetkeks pausi peale, proovige ise need 7 lauset läbi lugeda ja siis saate kuulata ja korrata, kuidas prantslased neid hääldavad. Pange hetkeks pausi peale. Nii, kui te olete nüüd ise ära proovinud, siis kontroll. Kuulame ja kordame. Lisez, puis écoutez. Julie est une grande voyageuse. Elle adore la mythologie grecque. Elle voudrait faire un voyage en Grèce un jour. Marguerite lit des journaux et des magazines. Hugo est un garçon joyeux et dynamique. Il fait de la gymnastique. Il joue aussi de la guitare acoustique. Nii. Ja 93, 93. Écoutez et répétez. Kuulame ja kordame. B. Un. In. Ehk siis, kui meil on hääldusvahe on nasaalina, on siis nii-öelda meessoost variante paneme E lõppu, siis tuleb reeglina naissoost sõna ja hääldame seda ilma nasaalita. Hääldused need nasaal ja mitte nasaal olid siis un, in, in. Écoutez et répétez. Cousin, cousine. Copain, copine. Magasin, magazine. Médecin,
médecine, Martin, Martine. nii, ma pööraksin teie tähelepanu ka sellele, et mitte alati siis ei ole see naissoo variant, nii-öelda naissoo vorm, selle meessoo sõna naissoost sõbranna nii-öelda naissoost kaksik, vaid need võivad olla ka täiesti erineva tähendusega, lihtsalt samast sõnatüvest moodustatud sõnad. Vaatame need läbi, mis teil siin näiteks on juba, siin on toodud väga hästi neid näiteid, et osad on nii-öelda kaksikud ja osad mitte. Cousin, cousine, siin siis on nõbu meessoost ja nõbu naissoost. Copain, copine on siis sõber või semu ja sõbranna. Aga meil on siin magasin ja magazine. Magasin on pood ja magazine on ajakiri. Hoopis täiesti erinev asi. Médecin, médecine, médecin on arst, aga médecine ei ole naissoost arst, vaid on meditsiin. Ja siis viimaks on siin sõna Martin, Martine, Martin on siis poisi nimi prantsuse keeles ja Martine on tüdruk. Nii et ärge, sellest me oleme ükskord juba rääkinud ka, et meie poiste tüdrukute nimede hääldusega prantsuse keeles siis ettevaatlikud olla, et kui me ütleme kellelegi, et il s'appelle Martin, siis nad prantslased naeravad selle peale, et kuidas il ehk siis tema meessoost saab olla Martin. Ja aga eesti keeles Martin on meil poisi nimi ja Christian, näiteks sellest me rääkisime teiega, et Christian on tüdruk prantsuse keeles, Christian on poiss. Nii, edasi 94, siin on jälle lisez puis écoutez, lugege ja seejärel kuulake, nii et pange hetkeks jälle pausi peale, proovige ise neid lugeda ja siis kuulame ja kordame niimoodi, kui prantslased siia on sisse lugenud. 94 kontroll. Lisez, puis écoutez. Mon cousin est médecin. Il est très intelligent. Il travaille dans un hôpital à Gien. Sa copine est informaticienne. Elle travaille dans un institut à Tallinn. Elle ne sait rien de la médecine. Elle aime faire la cuisine. Puis automatisme. Exercice d'écoute numéro 95. Kuulamisharjutus number 95. A. Écoutez et répondez oui ou non. Comme dans l'exemple. Kuulake ja vastake jah või ei, nagu näites. Ja näites on siis tu fais du dessin? Oui, je fais du dessin. Non, je ne fais pas de dessin. Kas sa tegeled joonistamisega? Jah, ma tegelen joonistamisega. Ei, ma ei tegele joonistamisega. Proovime. Automatisme. A. Écoutez et répondez oui ou non, comme dans les exemples. Tu fais du dessin? Oui. Oui, je fais du dessin. Non. Non, je ne fais pas de dessin. Vous faites de la danse classique? Oui. Oui, nous faisons de la danse classique. Elle fait du ski? Non. Non, elle ne fait pas de ski. Vous faites du théâtre? Oui. Oui, nous faisons du théâtre. Tu fais de la natation? Oui.
Oui, je fais de la natation. Ils font du vélo? Non. Non, ils ne font pas de vélo. Vous faites du jogging? Non. Non, nous ne faisons pas de jogging. Bien. Et 96, 96, B. Répondez comme dans l'exemple. Vastake, nagu näites. Il aime le piano? Oui. Il fait du piano. Kas ta armastab klaverit või klaverimängu? Jah, ta tegeleb klaverimänguga või ta mängib klaverit. B. Répondez comme dans l'exemple. Il aime le piano? Oui, il fait du piano. Tu aimes la danse? Oui, je fais de la danse. Vous aimez le dessin? Oui, nous faisons du dessin. Il aime le modelage? Oui, il fait du modelage. Elles aiment la plongée? Oui, elles font de la plongée. Tu aimes le vélo? Oui, je fais du vélo. Vous aimez l'athlétisme? Oui, nous faisons de l'athlétisme. Très bien. Tänane loeng ongi läbi saanud. Kodune ülesanne. Nii, kõigepealt selle 9. õppetüki sõnavara, loomulikult jälle, mis te vihikusse olete kirjutatud, pluss lehe pealt on siis seekord U2L4 unité 2 leçon 4. Loen teile ette, saate järgi korrata, tähendusi ei hakka ütlema. Aerobic, basketball, catch, course à pied, cyclisme, danse, danse classique, escrime, football, gymnastique, jogging, karaté, luge, natation, patinage, ping-pong, planche, saute en hauteur, saute en longueur, ski, sport, tennis, voile, volleyball, yoga. Nagu te näete, siis osad sõnad siin kattuvad nendega, mis meil õpikus juba ka oleme võtnud. Osad saate siit juurde. Teie tähelepanu pööraksin sellele, et prantsuse keeles siis jalgrattasõit on isegi 2. Võib öelda faire du cyclisme, võib öelda ka faire du vélo. Mõlemad on täiesti olemas ja kasutatavad. Ja siis grammatiliselt me rääkisime just sellest, kuidas me G või G hääldame, siis see sõna saute en longueur, siin on ka üks väga hea näide selle kohta, et see longueur,
et me saaksime g hääldada, samamoodi näete, siin on siis see u vahele topitud u-funktsioon, ei ole siin mitte midagi muud kui see lihtsalt, et me ei ütleks mitte longeur, vaid longueur. Nii, ühesõnaga, 9. õpitüki sõnavara vihikust pluss sõnade leht, mis me just lugesime, pluss annan teile ühe asja veel seekord ja võtte omal see leht, kus teil on aeg le temps ette kirjutatud ja seekord siis saate ära õppida ka see vasakpoolne esimene tulp, mis siin on. Siin on terve hulk sõnu, mida te juba tunnete, aga siis, et ajasõnavaras paremini orienteeruda, siin on mõned sõnad, mida te veel ei tunne, mis te peaksite siis ära õppima. Samamoodi siis loen sõna ette, kordate järgi, neid tähendusi ma ei hakka ütlema, need on siin eesti keeles aga ilusasti ise teil näha. Année, mõlemad on aasta, aga nendel on väikene selline nüansi vähe, millal kasutatakse an ja millal kasutatakse année. Üks on meesost, teine on naissost sõna. Seda ma ei hakka praegu selgitama, et millal mida kasutatakse, aga pärast te näete siis erinevas kontekstis on kasutusel erinev sõna, et siis teil läheks segadusse, et kuidas neid sõnu kaks on. Neid peabki olema kaks. Après-midi, heure, jour, journée, siin näete samamoodi see kaksik variant. Matin, matinée. Näete, siin on ka kaksik variant, aga siin on natukene rohkem aru saadav, miks üks on meessoost, naisoost, miks on erinevad sõnad. Midi, minuit, nuit, semaine, siècle, soir, soirée. Õhtupoolik, soiree kohta võib öelda ka selline õhtu, mingi peoõhtu. Keegi korraldab soiree, mingisuguse õhtuse peo. Selle võite siia juurde lisada teiseks tähenduseks. Ta ei ole mitte lihtsalt õhtupoolik, vaid ka mingisugune õhtune pidu, väikene pidu. Nii, ehk siis kordame jälle kodune ülesanne 9. õppetüki sõnavara vihikust pluss see leht U2L4, mis me lugesime, pluss siis ajalehe pealt see esimene tulp. Siis tegusõnad kordate jälle taas kord igavesti. Neid, mida te juba tunnete ja võtame siit juurde 3 muud verbi. Teise lehekülje peal, need siis järgmiseks, mis tulevad répondre, partir ja dormir. Répondre, mis tähendab siis vastama, partir, lahkuma ja dormir, magama. Loen, saate siis häälduse mõttes järgi korrata. Je réponds, tu réponds, il, elle répond, nous répondons, vous répondez, il, elle répondent. Partir, mis tähendab siis lahkuma. Je pars, tu pars, il, elle part, nous partons, vous partez, ils partent. Näete siis ainsuses see tüve T on ära kadunud, mitmusest ta tuleb tagasi. Dormir, mis tähendab siis magama. Je dors, tu dors, il, elle dort, nous dormons, vous dormez, il, elle dorment. Siin samamoodi siis ainsuses tüve M on kadunud, mitmuses tuleb tagasi. Nii, verbidest siis olid korrata ja 3 muud verbi ja lisaks töövihik loomulikult, lehekülg 39 kuni 41, harjutused 3 kuni 12. Selline oli siis õpiku teise osa 4. õppetükk, ehk siis kokku meie 9. loeng. Tublit õppimist teile ja järgmise korrani. Au revoir!